Tervist jälle. Seekord teen ma seda videot looduses. Ei ole enam autos. Taram-param-para. Tulin ma siia Pikavere kiviaedade juurde. Siin on üks äge puu, ma just avastasin nagu väga siuke vinge, lai, suur. Siin on siis kiviaiad on siis, ma vaatan, kas siit on näha ka, natukene on näha, siuksed vanad kiviaiad. Hästi äge koht, kus muideks ka linnud kogunevad, sest siin on selline madal maa või kuidas siis öelda, madalam ala. Ja siin on ka luiged ja praegu tuli ka siia üks trobikond hanesid. Nii et elu keeb, nii et uued tuuled, uued linnud. Tegelikult selle video mõte on täna rääkida vanast ja uuest, minevikust ja tulevikust, vana lahtilaskmisest ja uue vastuvõtmisest. Selle mõtte ma sain tegelikult või selle, ütleme, impulssi sain ma tegelikult vist juba eile õhtul, sel ajal, kui ma pidin ühest oma sõbrast lahti laskma, kus me pidime mõistma, et me enam ei resoneeru ja see on okei minna oma teed. Loomulikult see ei olnud kerge ja loomulikult on see ebamugav tunne ja pisut selline ka kurb, aga samal ajal ma tunnen kergendust. Ja kergendus on alati märk, et me liigume õiges suunas. Nii et üldse selle vana asja lahti laskmisega, et kui palju me tegelikult oleme valmis seda vana lahti laskma, seda vana maailma lahti laskma, seda ideed üldse. Minul on selline tunne, et inimesed kardavad vanast lahti lasta, sest uus on midagi tundmatut. Vana on ju tuntud ja hea, sa oled sellega harjunud ja see on sinu mugavustsoon. Aga teate, mis on aeg tulla mugavustsoonist välja, lallalla. Nii et mugavustsoonist välja, see ei ole lihtne, aga see on vajalik. Nii et hakake vaatama enda sisse, mida on vaja lahti lasta, mis vajab muudatust. Vaadake oma, ma ei tea, samamoodi oma sõprusringkond üle, teie kodus oled mingid vanad asjad, mis iganes, kevad suur puhastus igas mõttes. See uus, kui ta tuleb, see on minu meelest nii põnev ja see on minu meelest nii äge, kui sa tegelikult võtad selle julguse kokku ja sa tuled sellest mugavustsoonist välja. Ja uskuge mind, see uue sisselaskmine on minu meelest nagu selline tänuväärne, et tasub nagu igal juhul ära seda vanat lahti lasta ja see julgus võtta ja tulla sellest mugavustsoonist välja. Mis ma oskan öelda? Ma näen praegu enda ümber, et palju selliseid, kuidas öelda, uuendusi on tekkinud. Et mitte ainult selle koroona teemaga, mitte ainult sellega, et piirid on suletud ja nii edasi, eks ju, vaid et ka pisikesed asjad minu ümber, mida ma näen, et muutuvad. Et mitte ainult minu sõpruskonnas, eks ju, et nagu eile, et kui ma pidin lahti laskma selle vana sõprussuhte, siis asemele tuli kohe 4-5 uut, ütleme, sellist suhtlust ja väga, väga huvitav, et nii kui sa annad nagu justkui vana osa ära, kohe tuleb asemele palju uut. Ja võib-olla see on palju naudingu rohkem edaspidi enne sellest hetkest alates, kui sa oled selle otsuse enda sees teinud. Et ma näen seda veel näiteks, no ma toon näite, et käisin ühes kohvikus, kus mul ei ole see teenindaja, kes oli ka ühtlasi omanik, ei olnud nagu ma väga nagu sellisest nagu, kuidas ma ütlen, ma ei tundnud temaga nagu seda kuidagi seda lõimumist ja ta oli kuidagi selline, pigem selline närviline ja siuke natuke negatiivne, et siis nagu seal süüa nagu väga ei tahtnud või kuidagi nagu ei kiskunud sinna. Aga kuna nüüd eile oli jälle mul tütar ütleb, et tema tahab hirmusti sinna minna, sest on mingid teatud asjad, mida ta tahab just sealt saada,
siis ma võtsin kätte, et okei, mis eile, täna, vabandust, issand jumal, päevad sassis, täna. Ja siis läksime sinna ja näe imet. Äkki vaatan uus külmkapp, uus lett, uued asjad üldse, uus inimene. Kõik on nagu uus, et mis asja, mis siin toimub, on. Ja siis tuligi välja, et seal üks härra, kes seal siis tegi vist järelikult, ma arvan, mingid tööintervjuud seal kellega, et need olid siis uued omanikud ja kui me seal jutustama hakkasime, siis tuligi välja, et jah, et on tekkinud selline uus olukord ja mul oli kohe nagu nii äge, sest nad olid nii lahedad ka, nagu tundusid hästi ägedad. Nii et asjad nagu liiguvad järjest nagu sinnapoole, kuhu sa tahad, et nad liiguksid. Et ütleme, vaatame siin veel, mis siin neid muudatusi veel tuleb, aga ma ei tea, ma olen täitsa kindel, et ka teil on tegelikult, te näete enda ümber ja seda vana lagunemas ja uut nagu settimas. Ma saan aru, et see hetk on praegu natuke selline, ütleme, segane tundub võib-olla, aga sellest tulebki olla nagu pigem selline, kuidas olla, entusiastlik ja selline põnevil ja ootusärevuses, sest ma arvan, et me kõik armastame uusi kogemusi. Nii et muud ei ole midagi. Püüdke enda sees see vana lahti lasta, mis iganes vajab lahti laskmist ja tervitage seda uut ja lubage seda endasse ja nautige seda. Nii et muud ei midagi. See oli ainukene praegu minu sõnum ja mina vähemalt tervitan küll seda uut julge, nagu öeldakse, rinnaga, eks ju, ja mängin kaasa ja naudin seda hetke ja tantsin siin ja kõike muud teen ka. Nii et teie ka nautige ja pühitsege seda uue tulekut. Aga seniks olge tublid ja näeme jälle. Tšau!